Tere tulemast Emmikitsuune tarotuppa. Tuletan meelde, et pühapäeval algusega kell 19.00 on otse-eetris võimalik minu käest erinevaid küsimusi tarodelt küsida, et tunni aja jooksul vastan nii paljudele, kui jõuan ja võtan ette siis ainult need küsimused, mis esitatakse otseülekande ajal. Aga täna on mul siin laua peal tegelikult juba 9 punti erinevaid oraakli ja tarokaarte välja laotud ja ma mõtlesin teha kesksuve ladumise ja seekord siis niimoodi, et grupid tulevad elude numbri järgi. Ehk kui sa liidad kokku oma sünnipäeva, kuu ja aasta ja liidad nii kaua neid numbreid omavahel kokku, kuni sa saad ühekohalise numbri, siis see ongi su elude number. Ja kuna neid numbreid kokku on 9, siis seekord ma segasin kaardid juba varakult ära, et kohe tõlgendama hakata. Ma ise ei ole loomulikult siia alla piilunud. Tõstan kõrvale. Seni, kuni sina oma elude numbrit arvutad, võtan mina siis paki number 1. Pärast panen siis ka need ajatemplid siia alla ja vaatame, mida siis teine pool suvest on toomas neile, kelle elude number on 1. Ja üks lisaboonus ka veel, et iga grupp saab mõelda ühele olulisele küsimusele, millele siis saab jah või ei vastuse esitada. Et selle ma siis esimese tarokaardi järgi, mis tuleb, siis sõnastan teile ära. Kui on tarvis, pane pausi peale, aga alustame siis esimesest grupist ehk siis vaatajad ja ainult minu kanali vaatajad, kelle elude number on 1. Nii, küsimus, millele te mõtlesite, saab jaatava vastuse. Müntide äss ütleb, et võtan vastu kõik, mis maailm mulle kingib, kõik, mis on seotud uute algustega, kõik rahalised võimalused, olgu selleks töökoht, uus äri, turvatunne, küllus, armastus, uus algus, kõik on sinu poole teel. Nii et esimene grupp, elude number 1, on siis vastus sinu küsimusele jah. Ja mida siis on ülejäänud suvi toomas, et keeran nüüd tagurpidi, jätan siis inglinumbrite kaardi ja enda kaardi viimaseks ja soovitused siis ülejäänud suveks. Kõik jõuab sinuni jumalikult õigel ajal. Ole enesekindel, usu sellesse, et sa oled seda väärt. Julge käia oma teed. Vaata, kui huvitav pilt siin on, et see justkui Alice imedemaal meenub, kuidas siin see küülik justkui siia tunnelisse või urgu poeb. Ehk siis igal oma tee, igal oma hingetee ja julge olla sina ise. Võta vastu kõik väljakutsed. Sellel suvel on sinu jaoks väga oluline ka sõprus. Inimesed vajavad sõpru ja nüüd on aeg üles otsida need, kes sind toetavad ja julgustavad su teekonnal unistuste täitumiseni. Ehk siis nii-öelda oma hingeperekonna juurde naasmine on oluline. Need, kes sinuga ühel lainel on. Ja jällegi uus algus on tulemas, ka müntide äss on uue alguse kaart. Kuu loomine toob uue alguse ja lummuse kaart ütleb meile, et kui sa oled lummatud välisest, vaata siiski laiemat pilti. Kõik ei ole nii, nagu see paistab. Punane võib siin ka hirmu ja ärevust tähendada,
ehk siis 16, 1 + 6 on meil ka 7, mis on vaimsuse number, ja kaariku number ehk siis edasiareng, edasikappamine, tasakaalu hoidmine on siis olulised. Et tegelikult oled sa hoitud ja kaitstud, tuli see kindluse kaart välja, et sinu sisemaailm on turvaliselt tugevate müüride taga ja sa ei pea oma elu tule kustumise pärast kartma, sest need müürid hoiavad ka suure äikese ja tormi eest siin varjus. Ja kui sa ka aeg-ajalt tunned ennast siin väljas olevat, siis tea, et see kaitsev koduuks ei ole kaugel. Armastuse inglid ütlevad, juhitud sammud viivad suure armastuseni, hinge ärkamine, võib-olla kohtud inimesega, kes sinu elus saab esimest viiulit mängima, ehk siis kõige tähtsam olema. Aga see võib ka nii-öelda hinge ärkamiseni või hinge pimeda ööni raputada. Igal juhul minu kaardid ütlevad, et pane mõte kirja, et need ei jääks keerlema. Iga mõte, mis saab paberi peale, ei vaja enam su peas ruumi. Ehk siis kõik see, mis on paberile kirja pandud, on nii-öelda ka sinu mõtete, emotsioonide ja hinge poolt läbi töötatud ja võib-olla siis kogu selle hinge ärkamisega seotud valu, rõõmu ja murega aitab siis kirjutamine või joonistamine või muu looming toime tulla paremini. Ja inglite numbri kaartidest tuli 777, hea õnnekaart. See sõnum jõuab sinuni kõige tõenäolisemalt suure ebakindluse ajal. Sa tuled võitjana välja kõigest, mis sinu teele võib sattuda. See on ka märk sellest, et sul on palju elukogemust ja tarkust, mida jagada, kuid selle sõnumi edasiandmiseks on vaja sinu entusiasmi ja pingutust. Ja jällegi vaimne ärkamine ja jumalik sekkumine on siin märksõnad, nii et sinu suve teine pool tõotab tulla põnev. Nii, aitäh sulle ja nüüd siis need, kelle elude number on 2. Ka teie mõtlesite jah-ei küsimuse peale, ükskõik mida te küsisite. Teie vastus on jah. Kuigi see tuli tagurpidi välja, mis näitab, et tee sinnani võib-olla võtab natukene kauem aega. Kui sa tahaksid, aga sa jõuad sinna, tõsta vaid pilk, et näha vikerkaart ja saama meeleärmist jagu, sellepärast, et see, millest sa unistad, on sinu poole teel. Nii, võtame jällegi. Ja tuli topelt, jah. Nii et teie grupp siis saab topelt, jah, ka inglid ütlevad sinule jah. Ja rõhutavad, et tarvis on usaldada, et kõik on nii, nagu peab. Kõik omal ajal, kõik jumalikult õigel ajal ja õnnistused on sinu poole teel. Maagiline värav tundmatusse sukeldumiseks on vaja julgust ja usaldust, mispärast peitub siin ka kõige suurem tasu. On aeg astuda julgelt edasi ja vaatamata tagasi. Nii et jällegi viite uutele algustele. Usalda end taevasele väele ja täiskuu on siis see, mis toob sinule suuri muutusi. Sul võib olla ka segadust, su esindaja või nõuandja ei anna sulle head nõu, võta endale uus, näiteks jurist, aga kui vaimses plaanis, siis pigem usalda oma sisetunnet, ära võtta kuulda kõiki nõuandeid, mis sinuga ei resoneeru. Ja jällegi vaimse ärkamise kaart, nii et see on väga jõuline.
aga sinu teel kannab keegi siiski maske, midagi selles suhtes on varjul, nii et romantikainglid hoiatavad, et kõik ei ole nii, nagu paistab. Ja minu kaardid ütlevad sulle, ükskõik kui kaugel teel olles sa loobud, ei kaota sa seda, mis on tõene, sa ei saa endast loobuda. Ja inglinumbritest tuleb sul 18 ehk suurepärane jõud, saavutused, edu, edasiliikumine, julgus, õnn, vau, sinu ees on olulised sündmused. Sa liigud edasi oma ettevõtmistes ja saad uusi kogemusi. Õiged inimesed ja võimalused jõuavad sinu teele. Sind ootab suurepärane pakkumine või muutus ja sa oled määratud suurteks tegudeks. Nii. Aitäh teile ja nüüd siis need, kelle elude number on 3, 2 oli. Ka teie mõtlesite jah, ei küsimusele ja teie küsimuse vastus on samuti jah ja veel võimsam jah, sest teil on maagikaart ja maag ütleb, et kogu universumi jõud on minu käeulatuses, pean vaid endasse uskuma ja kõik on võimalik. Olen ise oma elu looja. Ja toetav sõnu, ääretult tore sünkroonsus, et kui siin maag just oli, siis inglid ka ütlevad, et olukord on täiesti sinu kätes. Sina oled oma elu looja. Nii, häälestu loomulikul elurütmile ehk siis loodusega üks olemine, leia oma rütm, milles kulgeda. Võib-olla sa tahad liikuda kiiremas elutempos, võib-olla tahad aja maha võtta. Ei ole üks õige ega teine vale, lihtsalt sa pead selle oma rütmi leidma. Ja loodus on sinu jaoks hästi oluline. Siin võib-olla see lõkketuli ja see manitrumm ka ja kivid. Võib-olla mitte need kristallid, aga just sellised tavalised erilised maakivid. Nii, looduse märgid. Pööra päeva jooksul tähelepanu looduse saadetud õhkõrnadele sõnumitele. Loodus räägib meiega pidevalt. Meil on vaja ainult avada oma süda ja meeled. Isiklik probleem saab lahenduse, täiskuu vähis on sinu jaoks oluline. Mingis valdkonnas on patiseis. Parim lahendus on kompromiss, muidu kaotad rohkem kui võidad, sest vaidlus ei vii mitte kuhugi. Patiseisja paigal seistab 2 korda välja, järelikult võimendatud sõnum. Sa pead milleski kompromissi tegema. Nii, armastuses on siis armastuse keel, afirmatsioonid, armastuse sõnades on suur jõud, ehk siis ära jäta ütlemata seda, mis on ilus ja hea teisele ja väljenda oma tundeid. Tõeliselt suur õnn võib peituda lihtsas rahuhetkes, kui ei juhtugi mitte midagi. Saad lihtsalt olla iseendaga vaikuses. Ja ingli number on sulle 0505, ootamatu muutus. Jumalik sekkumine, äkilised väljakutsed, armastus, meeldivad üllatused ja sisetunne. See number on õrn tõuge, et järgida seda, mis sind kõige rohkem huvitab. Võimalik, et miski raputab see elu veidi, kuid lõpuks jõuad täpselt sinna, kuhu kuulud. Olgu selleks kellegi käte vahele, sinu unistuste tööle või isegi välismaale. Nii, see oli siis lugemine neile, kelle elude number oli 3. Liigume edasi. Need, kelle elude number on 4. Vastus teie jah-ei küsimusele on jah, ääretult positiivne. Ja võidukaart.
see ei ole mitte lihtsalt jah, vaid võitja väärib aplausi. Sa saad selle, millest sa unistad ja kõik läheb veel paremini, kui sa oskasid loota. Mida ma just ütlesin? Ma ausõna ei ole piilunud neid kaarte. Et mis saabki veel minna paremini? Midagi veel paremat saad, kui oled unistanud. Ja loomejõud on siin taga, mingi pühadus. Siin need 3 naist on just kui ühe naise 3 iga. Noorus, keskiga, vanadus. Ehk siis elujõud, nii-öelda selline täisjõus, kui tema on õppija ja tema on täisjõus tööealine naine, siis vana naine siin näitab elutarkust, ehk siis sisemine laps, sinu tuleviku mina ja sina on selle kaardi peal siis ühendatud ja seda kõike loob siis või ühendab loomejõud, nii et ka sina võiksid loominguliselt ennast väljendada. Ja jällegi seesama eluenergia, mis siin käte vahelt voolab, võib-olla reikiga peaksid tegelema. Äkki reiki kursuse võtma. Eluenergia. Õnnelik päikesesära haljas toob palju eluandvat energiat. Ta tuletab meelde, et laseksid oma valgusel särada ja tooksid varjust valguse kätte kõik, mis vajab tervendamist. Ja kuukaartidest tuleb, millest on sul vaja vabaneda kahaneva kuu ajal, mis sind enam ei teeni, sellest saa lahti. Ja pilved, su varjus vaenlane on väga tark ja väga kaval, pöördu juristi poole. Siin see on nagu praktiline nõuanne, see jurist ei pea päriselt jurist olema, see võib olla ka inimene, kes on selle ala ekspert, ehk siis kui sa vajad nõuannet, siis pöördu selle poole, kes on oma ala ekspert. Sest kõik laheneb kõige paremal moel, kuldkalad on sinu poole teel. Kalad on väga hea kaart. Marilyn Kero kaardipakis, mis näitab kõiki unistuste ja soovide täitumist. Nii, armastuses on siis oluline hingeside. Teie suhtlus on sügavam kui pelgalt sõnad, ehk siis võib-olla sa leiad oma hingesugulase sellel suvel või siis areneb hingesugulasega suhe teisele tasandile. Nii, ja mäleta, armastus ei kao, kui lased mõttel minna. Tõeline side ei vaja kinnipidamist, ta on isegi vaikusena su juures. Ehk siis see hingeside siin 2 korda nagu välja tulnud. Ja väga huvitav sinu numbrikaart, ingli numbrikaart on 0000 ehk piiritu potentsiaal. See on taaskäivituse ja lõõgastuse kaart. Tundmatule alistumine, finissioon, edu ja võit. See on meeldetuletus, et kõike on võimalik saavutada, kui suudad seda unistada, on sul ka võimalus see teoks teha. Kui miski kuulub kellelegi teisele, on see siiski ka sinule võimalik. Püüa jääda rahulikuks. See, mis on sulle mõeldud, ei lähe sinust mööda. Lase pingetest lahti ja lõdvestu. Nii, aitäh teile. Ja liigume nüüd järgmise grupi juurde, mida ma ootan ka ise põnevusega, sest ka minu elude number on 5. Ja vaatame siis, ma mõtlen ise ka ruttu küsimuse. Teile ma ei ütle, mis ma mõtlen. Vaatame, kas vastus on jah või ei. Ja tuleb vastuseks jah, selguse kaart, kuigi tagurpidi. See tähendab seda, et selgus tuleb, aga mitte nii ruttu võib-olla, kui ma tahaksin. Ma tahan ja ma teen, on siis see kaart. Ja see, mis tundub läbikukkumisena, ei pruugi olla läbikukkumine. Kõik tuleb jumalikult õigelt ajastatud hetkel ja selgus on siis see märksõna.
pigem hiljem kui varem. Ja sellele küsimusele leidub rahumeelne lahendus. See on seotud eneseotsinguga, muinasjutud ja müüdid on võib-olla sinu elus tähtsalt kohal. Ja väga huvitav, siin pildi peal on rebane, mäger ja öökull. Loomad, mis ühel või teisel viisil on minu ellu sellel aastal ka sisse tulnud. Eneseotsing, muinasjutud ja müüdid räägivad meiega. Ja tähevaatlus. Tähtede vaatamine toob sulle haljate keskendumisvõime. Su intuitsioon voolab vabamalt ja toob sinuni teadmised, mida vajad olukorra lahendamiseks. Ja tuleb asjad jõuavad varsti lõpuni, täiskuu varjutus, ehk siis see selgus, mida sa küsisid, see saabub sinuni. Tühi raam. Otsi endale erapooletu esindaja, muidu rapsid tühja, jääd kõigest ilma. 2 + 3 on 5, ehk siis ära rapsi tühja. Mõtle, mida sa selle raami sees pakud teistele vaadata. Tühja raami ei taha keegi näha. Nii, rotid tähendavad pisikest, ma ei tea, külmetamist, haigestumist, veidi närvis olemist, rahutust higes, et vaata siis, et keset suve nohu ei saa. Armastuses lase kõigel loomulikult areneda. Las olukord laheneb loomulikult, nii et loomulik areng, ükskõik mis teemad seal üleval siis ei ole. Ära nii-öelda suru ega survesta, vaid las kõik laheneb loomulikult viisil. Keha soojus, külmavärinad, energia seljas ja südames, need on hingekeele märgid, kuula neid, ehk siis su intuitsioon tugevneb, võib-olla sa tajud erinevaid energiaid ja võib-olla siis ka on kundaliini ärkamisega tegemist. Ja inglikaartidest tuli 14.14 süüta valgus. Meeleolu kõikumised, austus, perekond, konstruktiivne hoiak ja kvaliteet. Keskendu oma vajadustele, soovidele ja hobidele. Kõik on kergemini saavutatav, kui suhtud ellu kergemalt ja avatud meelega. Sind õnnistatakse uute võimalustega, uue sõbra või perekonna kasvuga. Head vibratsioonid kiirendavad protsessi. Väga huvitav. Enne tegin ühte eraladumist ja üks kuureg oleks aknast sisse lennanud sõna otseses mõttes. Sai veel nii-öelda piduri peale ja keeras kurvist siiski välja. Et ma ei tea, kas see sõnum oli nüüd sellele inimesele, kellele ma seda eraladumist tegin või oli see sõnum mulle, sest ka mul on lapsed, kes on juba selles eas. Nii, kõik need, kelle elude number on 6. Kõigepealt siis vastus teie jah-ei küsimusele. No nii ilus, jälle jah, ja veel missugune jah, see on müntide 10. Elu on mäng ja tarkus tuleb vaid aastatega. Ootamatu finantsiline edu. Testament, pärandus, mingisugused ootamatud sissetulekud, mis teevad rõõmsaks. Sinu ümber on abistavad inimesed, võta abi vastu, kui sa seda vajad. Sinus on vaprust, õpi tundma oma siseilma, ära karda ka enda mustemale poolele silma vaadata. Sinus on nii karu tugevust, hundi julgust kui ka müstilist ükssarvikut ja tema malbust.
Varjatud sügavused. Peagi tõuseb valgusesse midagi varjatud. See võib olla allasuratud saladus või mälestus. Kui paljastame varjatu, saame vabaks. Ehk siis midagi su alateadvuses vabaneb. Et kas mingi hirm lahustub või tuleb mingi teadmine või taipamine. Ja veel kord, küllus ootab sind, kuu loomine sõnnis. Täiendus sellele müntide 10. Usk, lootus, armastus. Ära kaota usku, looda ja armastus on lahenduse võti. Kuid miski saab oma loomuliku lõpu. See kaart ei ole sügava leina kaart, vaid näitab, et miski on oma aja ära elanud ja vaikselt lahustub ja kaob sinu elust. Sellel suvel võid armuda või tunda, et partner sinu kõrval on just see õige, keda sa vajad. Hobune jäi silma, ma ei tea, kas hobuse aastal sündinud äkki on see partner. Kõik möödub, nii halb kui hea, rasked ja rõõmsad hetked vahelduvad, kuid just kurbadel hetkedel tasub endale meelde tuletada. Ka see möödub. Ja sinu inglinumber on 1313. Värske algus. Julgustus, eesmärgid, alused, loomingulised ettevõtmised, suhtlus. Astuge oma mugavistsoonist välja, sa oled loomas midagi tähenduslikku. Kõik sinu oskused ja anded toovad sulle soodsaid tulemusi. Ehita üles oma enesekindlus ja usalda oma otsuseid. Nii, jätkame. Järgmine on siis grupp, kelle elude number on 7. Ja teie jah-ei küsimuse vastus on kahjuks ei, aga see on ümberpöördult, mis tähendab pigem seda poodukaardi perspektiivist, et see on isegi hea, et see vastus on ei. Sa võid praegu seda küll nii-öelda nina kirtsutamisega kuulda, aga pea meeles, et kõik, mis meile on määratud, jõuab nii ehk teisiti meie ellu. See, mida sa soovisid, ei olnud sinu jaoks kõige parem. Sinu jaoks on parem variant olemas. Näe teist perspektiivi. Vaikus paneb asjad õigesse perspektiivi. Nii, aga aasta pärast hakkavad mingisugused unistused täituma, mingi periood saab läbi, kus sa hakkad nii-öelda oma tööde vilju maitsma. Nii, mingid uued algused on tulemas, vaata elu värske pilguga ja juba number 3 on sinu jaoks oluline. Millegipärast see muna, aga mõraga muna ehk kohe-kohe kooruv linnupoeg jääb mulle siia silma. Võib-olla on perelisa oodata, kes teab. Nii, tervendamine. Nüüd on sul käes aeg tervendada teisi või lasta end tervendada. Igal inimesel on loomulik võime teisi tervendada. Jah, ka sinul. Leia üles oma anded. Vajalikud vastused on sinu poole teel täiskuu kaksikutes. Õnnesärk. Oled õnnesärgis sündinud. Oleks võinud ka hullemini minna. Kõik on okei. Kas midagi juhtus talvel või talveperioodiks küpseb ja valmib mingisugune projekt, mis on sinu jaoks oluline. Armastuses anna ka nii-öelda hingamisruumi oma partnerile ja naudi ka ise vabadust. Kogu aeg ei pea koos olema. Kõik ei pea mõistma, miks sa seda tunned. Sina oled selle kogemuse sees, sina ei pea end õigustama. Ja 11:44. See on kõrge energia.
jumalik sekkumine, heaolu, suured ettevõtmised, saatuse sündmused, usk, eesmärk ja kõrgem kutsumus. Armastus või muu õnn on kohe sinu lähedal. See saab olema midagi enamat, kui oskad ette kujutada. See on haruldane võimalus või eriline kohtumine sarnaste inimestega. Ja see ületab kõik sinu ootused. Nii, varsti oleme lõpusirgel. 2 kroppi veel on jäänud. Elude number 8. Vastus sinu küsimusele, jah-ei küsimusele on võib-olla. Aga see annab ka hoiatuse. Mõtle mitu sammu ette, et paljastada valed. Kõik ei ole nii, nagu peab. Võib-olla pead hoopis kasutama mingit strateegiat ja kavalust, et saada seda, mida soovid. Ja tuleb ideaalse ajastuse kaart ehk kõik juhtub jumalikult juhatatud ajal kõige õigemas järjekorras. Ja sinu juurde on tulemas suur õnn, elurõõm, uued algused. See haljast ristiema kuulutab rõõmsaid uudiseid lapse või südamelähedase idee sünni kohta. Kaitse ja toida oma ideid nii, nagu teeksid lapse puhul. Sinu pühendumus pannakse proovile. Kuu esimene veerand võib olla olulise tähtsusega.